Tere kõigile robootikanunnudele! Täna on niisugune lugu, et selles videos ainsamad legoklotsid, mida te näete, on need, mis on minul siin kõrvas. Sellepärast, et mina ehitasin hoopis sellise Goldbergi masina, mis on tehtud täiesti suvalistest asjadest. Läksin oma lapse mänguasja riiuli juurde, vaatasin, mis ma sealt leian ja kuidas ma neid saaksin panna üksteist liikuma panema. Seal on üks jupikene autorada, seal on paar puust klotsi, natukene tahvlinätsu, sina võid kasutada täitsa vabalt plastiliini või mingit muud voolimismassi. Ja siis on seal üks papist haamer, täitsa ise tegin. Selle haamri jalgade ja haamri tegemise jaoks ma tegin sulle ka mõned pildid. Sa ei pea üldse tegema samasugust, sa ei pea üldse tegema papist. See video ongi selleks, et sa näeksid, et tuleb mõte lahti lasta ja siis saab igasugustest asjadest huvitavaid asju ehitada. Nii, ja kõige lõpuks on seal üks tavaline joonlaud ja üks hõbepaberist kuulike. Ja eesmärk on siis saada see hõbepaberist kuulikene juhti minema sealt joonlaua alt. Vaatame siis, kuidas see kõik toimib. Näitan oma Goldbergi masina kiike ja haamrit natuke lähemalt, mismoodi ma nad kokku panin. Kiik on puust klotsidest. Klots all, klots keskel, klots peal. See klots tahab siit pealt ära sõita. Selle takistamiseks ma tegin tahvlinätsust talle siukse toe siia. Ja alumine tugi on ka tahvlinätsuga pandud selle keskmise külge kinni. Nii sain teha seda, mis mina tahtsin. Haamri jalad on fotode peal näidatud, mismoodi neid välja lõigata. Aga kui sa nüüd teada tahad, kuidas need kokku said, ülemise otsa ma kleepisin 2 külge ülevalt omavahel kokku. Võib panna ka klambriga või teibiga. Ma tegin natuke liiga laiad, oleks võinud kitsamad olla natukene. Nii. Teljeks nende vahele leidsin jälle lapse mänguasjadest ühe pulga. Võib-olla ka palju jämedam pulk, aga auk tuleb igal juhul ette teha. Ja peab vaatama, et kui see telg siia panna, et siis haamer ei jääks vastu maad, muidu ta ei saa liikuda. Haamriga oli nüüd niisugune lugu. Tegin papist, lihtsalt lõikasin niisuguse tüki. Aga ta hakkas telje peal väga vänderdama. Ja et ta ei vänderdaks, siis ma pidin ta tegema paksemaks siit, selle augu koha pealt, mis ümber telje jääb. Selleks ma lihtsalt lõikasin veel papitükke välja ja kleepisin neid üksteise peale. Ja enne, kui ma neid nüüd selle haamri suure papitüki peale kleepisin, tegin neile augu sisse. Sellele pakile tegin augu sisse ja sellele pakile tegin augu sisse. Siis ma sain augud panna kohakuti läbi vaadata kõigist 3 korraga. Ja siis kokku nad kleepida. Siis on kõikide augud ühe koha peal. Ja raskuseks haamri otsa panin jälle tahvlinätsu ühe suure tüki. Selline mõte tuli minul, kuidas teha haamrit ja kiike. Sina võid täiesti teistsugused teha. Ma loodan, et kõigile tubastele tegevustele lisaks käite iga päev ikka natukene õues ka, sest siis tuleb tervis. Kui sa mõtled, missugune, sa võid proovida panna ühe sibula idanema pimedasse kappi. Ja siis, kui sa paari nädala pärast vaatad, kas tal on rohelised lehed peale tulnud, siis parimal juhul näed sa seal siukseid aledaid, kollaseid, valkjaid lehekesi. Vot lapsega toas juhtub sama jama.
nii et palun käige õues, hoiame tervist, hoiame teistest inimestest hästi kaugele ja siis kohtume jälle.